see oli esmaspäeva õhtul, kui lihtsalt niimoodi ühtäkki sain ühe sellise fraasi, ühe sõna oma südamesse ja see oli selline, et Jumal kutsub noorelt. Ja ma läksin lausa ja panin nagu selle kirja ja mõned sellised piibli inimesed, keda Jumal on noorelt kutsunud ja panin need nagu kirja. Ja järgmisel hommikul veel nagu jätkasin nagu seda teemat ja mõtet ja ise nagu oli natukese nagu segaduses selle koha pealt, mõtlesin, et Jumal, et palju siis neid noori meil siin kolmapäeva õhtul otseselt just siin kohal on, ikka natuke on. Ja mõtlesin, et on selline, ma sain aru, et ka see on kolmapäeva õhtune jutlus, mida ma pean rääkima. Ja ma räägin seda täna, seda, mida sain, kindlasti teen seda. Aga siis juhtus hoopis veel teine asi, et vahepeal tuli üks sõnum telefoni päris hilisel tunnil veel ja see sõnum oli selline, kus oli see teade ja soov, et sooviti tulla tegelikult, et kooliõpilased soovisid tulla ja nii, et täna, ma ei tea, palju neid siin oli, võib-olla 15-20 noort, kes olid täna siin selles palvelas, kellega olime täna siin koos. Ja põhimõtteliselt ma mitte kõike seda ei saanud nendele jagada, sest seal oli natuke teistmoodi aeg ja piiratud, mida ja natuke rääkisin ka kogudusest ja sellest, kuidas ja mida me siin teeme ja oleme. Aga vaata, Jumal teab kõike tegelikult seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna olla julgelt tegelikult Jumala ees, et Jumal on see, kes saab meiega rääkida ja nii nagu siin palves ennem ütlesin seda ka, et lisaks sellele, mida mina siin räägin, ole täitsa valvel kuulamas, Jumal võib vahele rääkida. Tavaliselt seda telefoni kaudu seda ei tee, aga ta teab oma vaimu läbi ja sellepärast vahest mõni pastor ikka ütleb, et kui telefon helistab, et võta kindlasti vastu, et Jumal helistab. Et kui inimestel on hääled maha panemata, nii naljaks, aga kallid, nii see on, et oleme tegelikult sellele Jumala ja sellise häälele nagu valmis. Ja kui täna ma rääkisin tegelikult nendele noortele ka nagu Jumala hääle kuulamisest. Mõtlesin, et Jumal kutsub noorelt, Jumal tahab rääkida ja püüdsin natukene õpetada seda, et Jumalat, kuidas kuulata. Ja väga tore tuli ka küsimus nagu selle peale pärast, et kas selleks peab olema juba nagu Jumala oma, et paremini nagu seda Jumalat kuulda. Ja kindlasti see, kui sa oled Jumala oma, oled Jumala laps, siis selle hääle kuulamine läheb aina nagu selgemaks. Aga põhimõtteliselt ütlesin ka sedasi, et ega algus on ju nõnda, et niikuinii, kui Jumal meid üldse kutsub, ka esimene kord, kui me ei ole veel seda teadlikult seda sammu teinud, et paluda, et Jumala lapseks saada, on ikkagi see püha vaimu töö ja me hakkame nagu seda Jumala häält kuulma. Ja sellepärast on vaata, kui isa meid on tõmbamas, kui isa meiega on rääkimas, see on tegelikult väga võimas asi ja seda tasub tegelikult tähele panna ja seda häält tasub nagu väga aupaklikult vastu võtta ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei teeks seda viga, et me selle kuidagi summutame ja ära lükkame. Nii et Jumal kutsub noorelt ja sellepärast olgu see nõnda, et kui me täna mõtleme, et kes me oleme vanemad, võime mõelda selle peale, et millal Jumala kutse meil oli, ma usun, et mitmetele meil on olnud see tegelikult üsna noorelt. Mina olin ise 9-aastane poiss, kus ma olin sellise koha peal, kus ma tahtsin kindlalt päästetud saada ja olin seda Jumala kutset kogemas ja tegin oma päästepalve ja need sammud ja ütleme, et ja see oli varajases nooruses ja see oli väga oluline vajalik. Oma isa, tuletan meelde, tema oli 12-aastane poiss, kui ta oli kuulirahe all. Ma lausa uurisin järgi, ma hakkasin mõtlema, et isa mul 27. aastal sündinud. 39. aastal tulid, Vene baasid tulid sisse Eestisse. Ütleme, et oli see enne sõdaaeg. Ja ta oli 12-aastane poiss, sügis ja ta läheb naabertallu mängima, pimedas kartulad olid veel põllul, ühesõnaga üles võtmata, nii et vaod olid veel ja nagu lahti ajamata oli põld sellises olukorras. Valges ta läks naabertallu ja siis jäi pimeda peale, kui ta siis pimedas tagasi tuli, siis üks vene tunnimees, Hiiumaal olid ka need baasid olid sees ja siis seal hüüab midagi vene keeles, ega ta sest vene keelest aru ei saanud ja siis järgmine hetk tõmbab automaadi valangu, lihtsalt, et see sõdur kartis, et vaatas, et keegi seal põllu peal on, et tema jaoks ohtlik. Ja tegelikult oli lihtsalt üks poiss, kes oli sealt naabritalust koju tulemas aga ta viskas sinna vagude vahele maha ja vaata sellel hetkel tegelikult Jumal rääkis, et sa ei sure, mul on sind tarvis. Ja vaata nendel ekstreemsetel hetkedel Jumal tegelikult räägib. Ja sellest ma usun sedasi, et kui tulevad niisugused ärevad ajad,
siis lihtsalt nagu selliseks arusaamiseks ja teadmiseks, et need on hetked tegelikult, kus tasub tegelikult Jumalat kuulata. ja apostel Paulus, kui ta oli seal, ütleme, juutide suurkohtu ees ja järgmisel päeval olid inimesed ju seal plaaninud, et 40 meest, et nad ei söö ja joo ja pastuvad nii kaua, kui nad on saanud Pauluse ära tappa. vaata, sellel ööl Jumal räägib talle, tead, sa pead Rooma saama. et sa ei satu nende inimeste ja kurjade ohvriks, kes siin praegusel hetkel sult elu tahavad võtta, et seda ei juhtu. ja vaata, Jumal tegelikult räägib. ja sellepärast on nii, et meil ei tasu isegi karta väga selliseid neid ekstreemseid olukordasid. sellepärast, et on ikka ju räägitud seda, et vahest on niimoodi, et on need autoavariid ja asjad ja kus on niisugune surm silma ees, et terve su elu käib nagu filmilindilt käib läbi, et vaata, sellisel hetkel on nagu ütleme, see informatsioon kuidagi väga kokku pressitud ja väga tugevalt antakse nagu edasi. ja sellepärast, kallid, Jumal kutsub. ja me peame olema nagu sellises mõttes nagu valmis igal ajal. ja see võib olla erinevalt, see ei pea olema sellistel ütleme, erilistel hetkedel, kus on väga ohtlik ja kus on väga halb, et me siis kuuleme Jumala häält. ja sellepärast õpetasin seda ka, et väga hea on tegelikult minna oma salajasse kambrisse ja just üksi olles, oma isaga rääkides. kõige parem on tegelikult igal lapsel on ütleme, väga niisugune kvaliteetaeg, kui vanemad võtavad tegelikult üksikult aega. kui minnakse kahekesi, kui peres on ka rohkem lapsi, siis tuleb ikka leida seda momenti, kus sa lähed nagu selle ühega, kus mitte keegi nagu vahele ei sega ja kus saad rääkida oma isa või emaga ja sellepärast on, need asjad on olulised. ja sellepärast on, need hetked on tegelikult väga head. aga nagu ütlesin täna ka, oleme Jumala teenistusel, Jumal võib rääkida ja sellepärast see võib olla sõnumi kaudu, mis on, ütleme, jutluses, see võis olla juba, mis oli ülistuses ja mis oli laulus ja sellepärast on see nii, et kõik on tegelikult vaata Jumala käes, kuidas ütleme, tema meid tahab kõnetada ja kuidas tahab rääkida. ja sellepärast kiitus Jumalale. ja vaata, kui Jumal meiega räägib, siis on tal tegelikult on eesmärk. valdavalt need piibliinimesed, kes mu silma ette hakkasid tulema, olid sellised ju, olid noored inimesed ja kes ütleme, siis varakult said tegelikult Jumala kutse. Ütleme, et meil on muidugi väga tuttav on see Saamueli kutsumine ja see on 1 Saamueli 3. peatükk ja ütleme, suhteliselt väikene poiss viiakse, ütleme, Jumala kotta, nii nagu ema oli tõotanud, et kui sünnib poiss, annan Jumalale ja ikkagi päris raske tõotus, mida ühe väikese poisi koha pealt tehti. aga tõotus oli tõotus ja Jumalal oli seda poissi ka vaja ja nüüd on niimoodi, et see väikene Samuel on siis seal Eeli juures ja 3. peatükk räägib seda, et on üks selline õhtu ja poiss Samuel, ma loen seda 3. peatüki algusest, teenis issandat Eeli juhatusel, issanda sõna oli, neil päevil oli haruldane, nägemused ei olnud sagedased, mõtle käia sellistel jumala teenistustel, kus Jumal ei räägi, kus ütleme, vaim ei liigu. Täna ütlesin noortele ka, et kogudus on erinevaid, osad on sellised, et kus Jumal räägib ja osades, kus on nagu klubi ollakse koos, peavad oma sünnipäevasid ja ajavad oma asju seal ja lihtsalt sõbrad on koos ja ütleme, ja kristlikult teevad seda, see kõik on tublid inimesed ja midagi halvasti ei ole. Aga on need paigad tegelikult, kus on niimoodi, kus on, Jumal on rääkimas. No siin oli juhtunud samamoodi, et sõna oli haruldane, seda juhtus harva, kus tegelikult seda sai kuulda, mida Jumal on rääkimas. Nägemused ei olnud sagedased, aga kord, kui Eeli ja kelle silmad hakkasid juba siis tuhmiks jääma, nõnda, et enam ei näinud, magas oma asemel ja kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Samuel magas issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas. Vaata, kus koha peal poiss magas. Ja vaata, tegelikult on ju niimoodi, et kui me teame, et Jumal rääkis laeka juures ja nüüd on niimoodi, et poiss pandi sihukese koha peale magama ja issand hüüdis siis seal Samueli. Ja tema vastas, siin ma olen. See oli nii, kuidas ütelda, see oli selline nii arusaadav, et teda hüüti, nimepidi hüüti. Ja ta vastab selle peale, et siin ma olen. Ja tal oli mõte ju see, et ta jooksis siis kohe Eeli juurde ja ütles, et siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi, eda magama. Ja ta läks ja jättis magama. Aga issand hüüdis jälle Samuel ja Samuel tõusis ja läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine ja eda tagasi magama. Aga Samuel ei tundnud veel issandat ja issanda sõna ei olnud veel temale ilmutatud. Ja issand hüüdis Samueli veel 3. korda ja ta tõusis ja läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind.
siis Eeli mõistis, et issand oli hüüdnud poissi. ja Eeli ütles Samuelile, mine ida magama. ja kui sind hüütakse, siis ütle, issand, räägi, sest su sulane kuuleb. ja issand tuli ja seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel, Samuel, Samuel, ja Samuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. jutt oli karm, sellepärast et see oli sellest Eeli soo tulevikust ja sellest, mis asjad varsti hakkasid sündima, aga seda see poiss pidi tegelikult kuulma ja teada saama aga nii see algas see tegelikult pihta. ja vaata, siin oli lihtsalt oli nagu vaja õpetada seda, et kuidas üldse Jumalat kuulata. ja noh, me oleme oma koguduses rääkinud ja nendele noortele ma täna, see mõte jäi kindlasti ütlemata ja võib-olla ei olnudki seda nendele veel vaja ütelda, et väga tark on tegelikult, on see, et võta ja kirjuta, kui sa oled issanda ees. nii nagu Habakuki raamatus on ja ma mõtlesin, et Taavet, kui tal olid vaata need laulud ja värgid, et mälu võib olla ju hea ja sa võisid ju oma laulusid laulda, mida ta ka noore poisina seal karjas laulis ja mängis aga põhimõtteliselt meie jaoks on ju need kirja pandud asjad on väga suur õnnistus. aga ütlen, et ka isiklikus mõttes on see selline, et vaata, kui sa saad nagu issanda käest, saad nagu sellise sõna ja sa kuuled. nüüd ma teen nii, et ma vahele räägin hoopis ühe sellise tänase sõnumi, mida ma issand ees olles ühel hetkel lihtsalt küsisin ka tänase päeva kohta, et mis on oluline ja mis on tähtis ja siis sain ühe sellise väikese sõnumi, mida loen ka praegusel hetkel siin ette. Oluline on õieti reageerida sündmustele. Sündmusi on ümber praegu palju. Ütleme, et ja ma usun, et meil on üsna keeruline võib-olla praegusel hetkel nendele sündmustele reageerida, et see sõdagi seal Iraanis ja et Iisrael ründab ja Ameerika ründab ja ütleme, et need olukorrad on sellised ja rünnatakse vastu ja ütleme, et olukord on selline. Ja me kuuleme neid erinevaid neid versioone ja juttu, et miks see kõik nõnda on ja miks seda just kindlasti peab tegema. Ja muidugi kurb on tegelikult selle asja juures üldse, et võtke väga rahulikult, väga palju valet on praegusel hetkel liikumas, kõik need, ütleme, et uudised ka, see tehisintellekt teeb neid ka veel ja me vahest kuuleme nagu ei tea, mis asju. Ja ma ise mõtlesin, et vaata, üks mõte ütlen siin vahel, et üks niisugune sarnane uudis, kui Vene ja Ukraina sõda hakkas, siis räägiti kogu aeg, et varsti lõppevad raketid ära. No praegu räägitakse täpselt seda sama juttu, mul tuleb nagu naera peale. Mõtlesin, et nüüd lõpevad, alguses lõppesid venelastele ära, nüüd lõpevad ameeriklastele ära. Aga pole need kellelegi ära lõppenud, tead, et aga üks ja seesama, et mõtlesin, et jumal, kas jälle samamoodi nagu räägitakse. Aga see on nagu mingisugune lohutus, et varsti ei tule, et ära lõpevad. Saatanal lõpevad nooled ära. Ei lõppe need ära. Ei lõppe nad ära ja sellepärast see on niimoodi, et vahest, et see saatan on niisugune spetsialist tegelikult valetama, et ära lõpevad, tal ei lõppe. Aga nüüd on niimoodi, et meil on oluline tegelikult reageerida õieti nendele sündmustele, mis on ümberringi. Kas poolt valida? Mis on selliste vastasseisude puhul on niimoodi, et kuhu sa selle laigi paned, et kelle poolt sa siis oled. Sest inimesed alateadlikult vahest kiiresti valivad ka seda poolt. Ja seda vahest nagu lausa sunnitakse nagu tegema nendes ühiskondades, kus me elame. Aga issand ütleb, et jääge minu poolt ja jääge minu juurde ja sellepärast, et rahvastel on need oma tundepuhangud ja emotsioonid. Ja siis on see selline nagu kaasakiskumine, kuidas käituda. Iisraeli rahval oli, vaata, ühel hetkel oli järgmine pilt oli see, et kuldvasika pidu oli. Ja see tõmbas inimesi kaasa. Mooses oli läinud mäe peale, jäi natuke kauaks ära, on seal 40 päeva ära, rahval läheb igavaks, et kuule, Aaron, tee meile jumalaid, kes meid sealt Egiptusest ikka välja tõid ja viskavad oma kulla kokku ja teevad selle vasika. No nii, ja nüüd on niimoodi, et ja pidu käib ja sellepärast on see nii, et on rahvas kiiresti haaratud, vaata, kui innukalt nad läksid tegelikult kaasa. Eks see pidu kaua ei käinud. Sellepärast, et Mooses tuli varsti mäe pealt alla, jumal ütles, mine alla ja lõpeta see pidu ära. See pidu lõpetati tegelikult väga karmilt ära, sest et leivipojad pidid seal minema sinna rahva hulka ja seal olid lausa ohvrid ja see pidu lõppes niimoodi. Ja sellepärast, kallid, ära igatse neid oma tehtud ja inimeste tehtud igasugu pidusid. Ja sellepärast, et neid kuldvasikaid meil ei ole vaja, niikuinii seal lõpevad need asjad ära. Kui see pole jumalast, lõpevad need asjad ära. Ja see on selline üürikene rõõm, mida tegelikult üles saab kiskuda ja sellepärast on see nii, et aga ütleme, inimestena oleme sellised, et meid saab niimoodi nagu kuidagi kaasa haarata. Ja meeleolud tõmbavad väga kaasa, kui jõuti sinna tõotatud maa piirile. Sellel hetkel on järgmine pilt.
rahvas nutab, kõik rahvas nutab, kui 10 maakuulajat tulevad tagasi, kes ütlevad, et ei tasu minna, 2 tükki ütlevad, et tasub minna, eks, ja siis on, aga rahvas võtab selle 10 jutu ja panevad nutma. Ja millegipärast on see nii, et rahvas on siit saadik selline, et see enamus on nagu mingisugune tähtis asi. Kallid, kui on jälle valimised ja asjad tulemas, kas sa valid selle, kelle see mingisugune uuring ütleb, et see oli kõige ägedam? Inimesed alateadlikult valivad nagu enamust. Ärge olge need bolševikud, tead. Sellepärast, et ma ütlen, et kes nõukogude aega mäletavad, ega see väga ei tasu olla. Ja siis oli, nõukogude ajal muidugi süüdistati neid menševikke, seda vähemust, et bolševikud see enamus ja need enamlased ja vähemus. Aga kallid, ma ei hakka sellest rääkima, need võitlesid seal oma vahel. Aga kallid, paratamatult on siin selles maailmas niimoodi, et jumala rahvas on siin selles maailmas vähemuses. No loevad palju neid kokku, loevad siin praegu maailmas, et võib-olla 2 miljardit on kristlast siin selles maailmas, eks. Aga siis ütleme, aga palju on? 7 miljardit on inimesi, vähemus siis ikkagi. Kui võtad nagu selle järgi, ikkagi on nagu vähemuses, et me ei ole enamuses. Ja sellepärast on see nii, et me ei tohi tegelikult nendest emotsioonidest ja asjadest, mis siin selles maailmas käivad. Kuldvasika ümber oli enamus. Leivipojad olid vait ja ei hoidnud ligi. Nutjad olid enamuses kõik. Ja sellepärast on lihtsalt need tunded nagu haarasid sellel hetkel väga tugevalt inimesi. Ja sellepärast ärgu kiskugu teid kaasa need peod ja need nutud, mis siin selles maailmas käivad. Ja need oma tehtud peod, need lõpevad kiiresti ja kurvalt. Ja nutu ja kurvastusega, me paneme tegelikult oma võimaluste uksed kinni. Põhimõtteliselt Iisrael pani 40 aastaks oma need võimalused kinni tõotatud maale minna. Ja sellepärast, et nad lihtsalt olid sellises depressioonis, võiks ütelda. Vaata, ütleme, et isegi, mitte ammu me tarvitame seda sõna depressioon, see on praegusel hetkel nagu arusaadav, mis inimesega on, et on selline, sellises hädas, võiks ütelda oma hingeliselt ja vaimselt ja hätta puha jäänud. Aga põhimõtteliselt oli see rahvas seal samasuguses olukorras. Ja sellepärast, ja paljude inimeste elu jääb sellepärast elamata, et nad võtavad tegelikult selle nutu vastu, et nad võtavad tegelikult, need maakuulajad, selle 10 jutu võtavad vastu, et ei saa. Ei ole võimalik, raske on, ei tule see asi välja. Ja sellepärast on nii, et ei tasu üldse kuulata neid jutusid. Ja sellepärast on paljud inimesed lihtsalt võtnud need valed jutud vastu. Ja inimesi aidates on vahest nii õnnetud oleme selle koha pealt, et kuidas te aru ei saa? Ei ole seda, mida te kardate. Ja te lihtsalt endale teete need pildid ja asjad. Ja te näete ennast väikesena ja neid hiiglasi näete seal, aga see tegelikult ei ole nii, see on paras pala tegelikult, kui sa minema hakkad. Hiljem, kui tõotatud maale minnakse, kuidas on, kui jalad alt puudutab tegelikult seda Jordani vett, siis vesi peatub. Vaata, Jordaniga oli nii. Meri oli niimoodi, et seal tuul puhus öö otsa ja ütleme, et oli selline nagu meeldivam, et kuule, puhuti meile tee valmiseks. Aga Jordanist üleminek oli selline, et kuule, sa pead ikka varbad vette panema, et vesi seisma jääks. See oli hoopis teine lugu, see oli surveaeg veel. Ja siis nad peavad oma ususammusid tegema, sellepärast kallid, Jumal tegelikult tahab, et meie oleksime need, kes me tegelikult teeksime neid sammusid, neid ususammusid, aga see tähendabki, et sa kuuled Jumala käest ja sa teed seda. Sa teed seda, mida sa kuuled just Jumala käest. Oled valmis nagu nendeks sammudeks, mida issand sulle räägib. Ja nüüd on nii, et ütleme, et kiitus Jumalale, et läbi aegade on olnud stabiilseid inimesi ka. Üks grupp selles Iisraeli rahva hulgas olid see Leevi suguharu, kes oli samamoodi seal ütleme selle kuldvasiku juures vähemalt suutis olla. Ütleme, et vähemalt Joosua Kaalep olid seal ja Mooses ka ja kes seal olid selle tõotatud maale mineku koha pealt. Alati ei ole neid üldse palju, kes jäävad õige asja juurde. Kord oli selline hetk, et üks õige oli jäänud maa peale ja see oli aeg. Ütleme, pere võeti kaasa. Vaata, milline privileeg. Üks õige ja pere haaratakse kaasa. Ja sellepärast me võime usus tegelikult tahta nagu rahab, et kuule, ma tahan, et mu pere ka siia. Mina praegusel hetkel lihtsalt võitlen, et mu pere ja kõik tulevad. Et lihtsalt, et olukord on selline, et mina lihtsalt seisun teiste eest. Ja seda on, vaata, nagu Jumalal on olnud nagu selle koha pealt respekt, kui me oma peret tahame kaasa. Et palun. Aja kokku ja lähme. Ja sellepärast on see nii, et seisa oma pere eest tegelikult väga. Ja siis on nii, et on need, kes on, võiks ütelda, tajuvad tegelikult täiesti õieti olukorda, sest isegi rahv tajus täiesti õieti olukorda, mis oli. Et kuule, et muutus tuleb poliitiliselt. Eerikuga on lõpp,
ja siin hakkab üks uus rahvas sellel maal elama, kelle kätte kõik läheb. ja ma hakkan selle uue rahva sõbraks juba ja ma ei hakka siin mingisugust teist mõtetki peas mõtlema ja lähen nendega. ja nüüd on nii. ja kord olid need 7000, kelle põlv ei olnud seal paali ees nõtkunud ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on tegelikult, et me säilitaksime rahu nendes olukordades, mis on siin selles maailmas. ja sellepärast, et issand on tõotanud, et oma rahu ma annan teile. ja ta annab rõõmu ka lausa meile ja muidugi väga tähtis asi on see, et me tunnetame tõe. me tunnetame tõe ja tõde teeb meid tegelikult vabaks. ta teeb vabaks meid muredest, ta teeb sellest rõhumisest, ta teeb hirmudest ja siis me saamegi tegelikult olla need rõõmsad issandas. no see oli selline sõnum, mida täna lihtsalt issanda käest sain ja ma usun, et see on vajalik selles ajas, kus me praegu oleme elamas. no nii, enam-vähem selle Samueli loo, eks me rääkisime selliselt ära, et kuidas see tema siis õppis tegelikult sellise noore poisina ka issandat kuulma ja põhimõtteliselt oli põnev aeg jumala rahval, sellepärast et jälle olid jutlused, sellepärast et oli mees või noormees, võiks ütelda sellel hetkel, kellel oli tegelikult midagi rääkida. ja sellepärast jumal kutsub noorelt ja sellepärast on see nii, et vaata, need, kes hakkavad noorelt ka sõnumeid saama, põhimõtteliselt on see niimoodi, et näed, Eeli nagu nõudis lausa, et kuule, räägi, mis jumal sulle rääkis. no see polnud hea Eeli soole, tead, aga ta pidi rääkima, sest Eeli väga nõudis tegelikult seda. see, mida tegelikult Jumal annab, seda tasub tegelikult ka rääkida, tuleb see noore inimese suu kaudu. Paulus seal ütleb, eks Timoteusele, et ärgu keegi põlaku sinu noorust, 1. Timoteuse see 4:12. sest seal oli samasugune lugu, et Timoteus oli nagu noor ja tal olid nagu niisugused ülesanded, mida ta tegema pidi. ja ta oli see, kes lapsest saadik tundis tegelikult pühakirja. ja see võib targaks teha. pane tähele, see võib targaks teha, ma olen alati mõelnud selle peale, sa võid tunda pühakirja ja rumal olla. see võib targaks teha, aga ta võib sellepärast targaks teha, kui sa selle järgi teed. kui sa pead ju selle usu välja elama oma tegudega ka, usk ilma tegudeta on surnud. ma teen korraks selle 1. Timoteuse 4. peatüki lahti selle 12. salmi juurest, kus siis nagu näha, mille koha pealt siin ta julgustab. no siin on 11 salm, seda käsi ja õpeta. ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest. tead, noorusega ei ole probleeme, vanaks saad niikuinii. et meil kellelgi ei ole sellega, võiks ütelda, mingit erilist probleemi, võib-olla noorena mõtled, et tahaks rutem võib-olla vahest, eks, aga üldiselt on see niimoodi, et läheb mööda. et ei ole sellega probleemi, mul tegi selle nalja ikka tuletan meelde, kui mu 2 poissi lõpetasid seal muusikakooli ja siis olid lapsed niisugused ja nendel oli laul pandud, mida nad seal muusikakooli lõpus pidid laulma, et noorus on ilus aeg, noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi. tead, ja siis Veiko ütles sedasi, et mina ei pidanud mängima, laulma, et mina mängisin klaverit sellele asjale, aga teised olid kõik seal, ise olid puhta noored ja siis nad ja juba mõtlesid, et ei, see tule iialgi tagasi, aga nii ta oli, see ilus laulukene. aga tõde on ka tegelikult selle sees, et täna ka, et ei tasu tegelikult seda nooruse aega nagu selliselt mööda lasta, kui jumal hakkab rääkima, siis tasub sellest täitsa tegelikult kinni haarata, sest jumalal on kindlasti siis ilusad plaanid. no nüüd ongi, öeldakse, mida Timoteus peab tegema. vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. vaata, missugused, ütleme, sellised, ma ei tea, kuidas praegu koolitunnistuse peal, meil oli käitumine ja hoolsus ja korralikkus, meil olid, et kui vanasti nõukogudeaegsed tunnistused olid, meil oli ka mitu varianti, kuidas meid üle mõõdeti, tead, eks. aga siin on teised asjad, et käitumine, armastus, usk ja puhtus ja kõne ka. vaata, et su kõne ei ole ka niisugune ära saastatud. siis ole hoolas ette lugema ja ergutama ja õpetama, kuni ma tulen. Paulus tuleb ühel hetkel ise ka. ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sul anti ennustuste läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind
kuulevad. sellepärast kallid, ütleme ja me näeme, siin on nii, et õpetatakse edasi, et kuidas sa vana mehega pead rääkima tarka ärgidaga ja räägi temaga lahkesti nagu isaga ja noorematega räägi nagu vendadega ja vanemate naistega nagu emadega ja noorematega nagu õdedega ja väga huvitavad ülesanded, vaata, kui Timoteus oli sellises koguduse ülesandes, siis Paulus õpetas, et kuidas ta peaks ka seda tegelikult tegema. Ja sellepärast me näeme sedasi, et Jumal kutsub noored paljusid. Me issand Jeesus ise on tegelikult üks selline eeskuju, ta on 12-aastane poiss, kui ta on templis. Kui ta, ütleme, et see oli selline komme, et ega need ennem teda sinna Jeruusalemma pühadeks ei viidudki, Luuka 2. peatüki teen lahti, kus ta on, Uues Testamendis, jah? Ja see Luuka 2. peatükist on lugeda seda, kuidas nad lähevad siis 42 salm, kui Jeesus oli saanud 12-aastaseks, läksid nad üheskoos pühade aja kombe järgi üles Jeruusalemma. 47 salm, kui ta vahepeal on ära kadunud, siis ta oli ära kadunud sinna templisse, kõik siis, kes teda seal kuulsid, olid hämmustunud tema mõistusest ja tavastustest. Sest et vaata, lihtsalt see jumala tarkus oli temas elamas ja ta läheb vanematega kaasa, on kuulekas nendele, aga me näeme sedasi, et vaata, millise noorusega ta tegelikult ütleme, on nagu esile tulemas selle õnnistusega ja tarkusega, mis tegelikult tuli jumala käest. Kallid, Jeesus on meie eeskuju. Ja sellepärast on see niimoodi, et täiesti võime võtta sedasi, et see kuulub ka meile, sest ega Jumal armastab meid ju samamoodi. Ta andis oma poja meie eest ja sellepärast kiitus Jumalale. Tunneme püha kirja, tuleb see tarkus ja sellepärast julgustan selle koha pealt, et tegelikult hinnata ka Jumala sõna. Ütleme, et laiendame natuke neid noori, et Jeesus, ütleme, kui tema hakkab tegutsema, ta on 30, eks, ja põhimõtteliselt eks ta võttis endale need jüngrid valdavalt umbes samas vanuses. Et sellised noored mehed, kes ta ümber olid, kes tegid tööd, kellel olid juba pered, vaata, Peetrusel oli kämm ja pere oli olemas ja vahepeal tegi ämma ka terveks, eks, et sellest me nagu teame. Aga nad olid 3,5 aastat selles Jeesuse koolis. Selles siis igapäevases koolis. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui me käime niimoodi kord või 2 siin nädalas või käime, siis aga mõtle niimoodi, et kui sa 24/7, ja 3,5 aastat oled, millal sa siis nende paari tunni kaupa selle ära teed? Ikka läheb aega küll. Ei hakka matemaatikat tegema, kui vitsite kodus seda, eks. Aga me näeme sedasi, et vaata sellise, kuidas ütelda, intensiivsusega pidi tegelikult nagu seda asja õppima, kuidas sa Jeesust järgid ja mida sa ta käest kuuled. Tegelikult sa nägid ta käitumist, sa nägid ta reageeringuid, kuulsid ta sõnumeid ja see oli kõik tegelikult üsna oluline ja vajalik õpetus, mida nad said. Ja sellepärast on nii, et ka selline 30 minu meelest on praegusel ajal, ma ei tea, kui kaua noored ollakse, kes teab, eks. Sest minu meelest on see nooruse värk on ikka läinud päris kaugele, siuksed, ma ei tea, millal keegi üldse hakkab ütlema, et ta vana on. Sest see on kuidagi nii muutunud on nagu selliselt. Aga me näeme sedasi, et kallid, issand ta kutsub esimesel tunnil, kui see Mattiuse 20. on see, ja kutsub 11. tunnil ka, et tule ka veel tööle ja sellepärast on see nii, et Jumal ise teab, keda ta millega nagu kutsub. Aga täna ikkagi rõhutan sedasi, et nooruses on hea ja sellises juba mehena ja keskeas või naisena on samamoodi väga hea, kui sa sellele kutsele oskad tegelikult vastata ja teha oma sammusid. Nii et nii ta on. Ja sellepärast aidaku Jumal, et me lihtsalt paneksime neid tähele, neid asju, kuidas Jumal kutsub. Jeremiia kutsutakse samamoodi noorelt. Ütleme, et Jeremiia lugu tasub täitsa ka lugeda, sest ma ei tea, milline lugu nagu kedagi nagu puudutab. Võtta Jeremiia loost tuleb välja, Jeremiia 1. peatükk tuleb lahti teha. Me näeme sedasi, et Jeremiia on ka natuke üllatunud, et ma olen noor, et miks sa mind kutsud. Talle tuleb issanda sõna, see issanda sõna loeme kõigepealt selle, Jeremiia 1 ja 4 ja sealt hakkan lugema. Mulle tuli issanda sõna, ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne kui sa ema osast välja tulid, pühitsesin ma sinu ja ma panin su rahvastele prohvetiks. Ütleme, et tehakse nagu see otsus ära, et selle koha pealt, Pauluse koha pealt öeldakse ka ju sama, et ema ihust saadik valitud. Paulus ise Galatia kirjas kirjutab seda. Ja kui Paulus oli noor mees veel siis, ühe noore mehe Paulus ette pandi seal, kui Stefanost kividega visati, kas need Stefanose riided või kuidas see lugu oli, eks, täpselt ei ole meeles. Aga igatahes Paulus oli seda noore inimesena nägemas, kuidas üks kristlane kividega
surnuks visati. Hiljem ta hakkas ise seda tegema, ta käis ja tegi sedasama tööd, võiks ütelda, kuni issand teda tegelikult kõnetas ja kutsus. aga nüüd Jeremia juures seisame veel. ja Jeremia reageering oli see, aga mina ütlesin, oh issand jumal, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. kuid issand ütles mulle, ära ütle, et ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin. ära karda, sest mina olen sinuga ja ma päästan sinu, ütleb issand. no ja siis hakkab tegelikult, hakkab üks selline huvitav periood pihta, kus väike treening käib nüüd Jeremiaga. Et kõigepealt saab selle teadmise, et issand ikkagi kutsub, ütleb, et annan sõnumeid, oled rahvastele prohvetiks, kuningriikide ja rahvaste üle neid kitkud ja rebid ja hävitad ja purustad ja istutad ja rajad neid. ja siis hakkavad selliste piltide küsimised, aga mis sa näed? no siin oli nii, et näen mandlipuoksa. lihtsalt küsimine, et mida sa näed? vaata, seal oli selline, et jumal ütleb, et ma praegusel hetkel sulle näitan. aga mida sa näed? aga vaata, see ongi see salajase kambri lugu ja vaata, Aino on jaganud ikkagi nii, et kui tema läheb, et ta näeb midagi. mina võiks ütelda, et mina rohkem nagu kuulen. lihtsalt ma nagu kuulen, hakkab see sõna tulema, et mulle nagu räägitakse ja ma kirjutan neid asju üles ja jagan nagu seda. aga Jeremial oli ka, et mida sa näed? ma näen seda mandlipoksa. no kunagi ma ajasin neid mandlipoksi taga ja seda, kui ta just õitseb, eks. tead, see on nii ilus roosa, et see ei jää tegelikult märkamata. no ta on selline, no nii. ja siis sa oled õieti näinud, eks, õigesti näinud. ja järgmine asi, et mida sa veel näed? ma näen ülekeevat pada põhjakaares. ja vaata, millised erinevad pildid, mingi pada. ja see keeb ja ajab üle ja ja siis räägitakse, mis asjad hakkavad tegelikult juhtuma. ja nüüd on niimoodi, et selliselt tegelikult on niimoodi, et issand on rääkimas. väike treening selle koha pealt, et kas sa saad aru, kuidas ma sinuga räägin ja neid asju, mida ma sulle näitan, mida ma sulle räägin, neid hakkad just rääkima ja muud mitte midagi ei ole vaja. ja sellepärast on see nii, et ega ma olen usaldanud ka seda sama, et jumal, vahet ei ole, ütled mulle selle fraasi, et jumal kutsub noorelt, siis see on kõige tähtsam fraas. ja võib-olla ei olegi pikemat jutlust vaja, lihtsalt jumal kutsub noorelt. ja kui see jõuab nagu kohale, siis on nagu see kõige tähtsam tegelikult on ära öeldud. siin palju juttu räägime juurde, aga põhimõtteliselt on see oluline asi on tegelikult see ja siis on niimoodi, et süda on nagu siis rahul, kui ma olen selle ära ütelnud. ja sellepärast, et siis ma tean, et issand, sa seda ju ütlesid. ja muid asju, räägime nagu selle kinnituseks sinna juurde võib-olla, aga see oluline asi on just see, mida tegelikult jumal räägib. ja Jeremia oli tegelikult omas ajas väga oluline prohvet, sest et ega rahvas oli varsti Paabeli vangipõlve minemas ja oli vaja ühte tõelist prohvetit, kes räägiks tegelikult asju nii, kuidas need tegelikult on. ja ta suutis seda teha ja sai sellega hakkama. nii et nii ta on. vaata, Gideon on ka selline üks noor, sest et vaata, ma lugesin hiljuti seda kohtumõistjate raamatut ja praegusel hetkel ma võtan selle Gideoni kohe lahti. Midjani käes on Iisraeli rahvas 7 aastat juba sellises orjuses, aeg on väga raske, sellepärast et ma ei teagi, mina ei kujutagi ette, ei hakanud uurima, aga et milline see surutõrs on. ütleme, et surutõrres tegelikult oli oma seda, vilja peksmas, sest ta peitis ära, sest et midjanlased alati võtsid vilja ja ütleme, need loomad ja toidud ja asjad võeti kõik ära, aga siis nad peitsid seda. no see surutõrs, ma saan aru, oli viinamarja mahla tegemiseks, mahlapress, eks. aga milline see täpselt oli? ta oli nähtavasti ikka oli selline, kus paljajalu käidi sees ja satkuti seal ja ta oli ikka selline, kuhu mees sai sisse minna ja kuskil sellises oli. ma olen ainult ühes niisuguses suures kapsatünnis olnud, eks, kui Moskvas olin, et ikkagi täitsa redeliga ronisime alla, ma ei, ikka võib-olla 4 meetrit oli küll kõrge või selline 3 või võib-olla 3, umbes niisugune kõrgus küll oli, et ikka kõrgel pidid vaatama, ülevalt visati aga kapsast peale ja kummikud jalas muudkui tallasime seda ja sõduritele tehti kapsast ja mitme mehega veel korraga kapsatünnist tallasime. Aga seda saad näha ainult sellistes kohtades, kui satud niisuguse. ja võib-olla see surutõrs, kas ta oli nii suur või väiksem, ma ise mõtlesin, et see mahl ju peab kuskile voolama, ega seda maa alla teha nagu ei saa. et kuidas sa sealt seda maalt seda mahla kätte saad või võib-olla kuidagi saab, jäägu sellega, kuidas on. aga ta on niisuguses kitsas olukorras, ta ei ole mitte sellepärast, et lihtsalt on põnev, et elame selliselt. häda oli nii suur ja ta on lihtsalt peidus sellepärast, et kohutav aeg on käes. ja nüüd on niimoodi, et rahvas hakkab juba häält tegema ja ma ütlen sedasi, et lugu on selline,
et nii kui olen ikka ütelnud, ega meie rahvas veel häält ei tee. ega me rahvas veel häält ei tee. No vahest küsimise peale me teeme siin häält, et hakkame palvetama, teeme häält ka. eks see niisugune palud seda, et no teeme palun. et no muidu me lihtsalt tulime ka hea olla. et me praegu palvetame kõik, eks. teeme täna nii, et teeme ikka pärast palves häält ka. aga me näeme, et aga vaata, kui oli kitsas olukord, siis rahvas hakkas ikka häält tegema. Oli üks meie kogudusõde, Riina Steinberg, ütlen nimepidi, ta oli ütleme, Võrumaa tüdruk, aga elu läks tal põhiliselt Tallinnas ja siis oli see ka sõjaaeg, kas oli Saksa või Nõukogude aeg, ma ei mäletagi, kumb see seal parasjagu oli. aga igatahes ta mees võeti ära, ütleme, ja täiesti oht, et jääb oma mehest ilma, sellepärast et ja ta ei olnud ise veel siis Jumala juurde tulnud ja olnud päästetud, aga küll ma siis hüüdsin. mees oli õhtuks kodus tagasi, tavaliselt enam ta kodus tagasi ei oldud. Aga kui hüüad ja sellepärast on see niimoodi, et rahvas, kui kohtumõistjate seda 6. peatükki lugeda, siis rahvas hakkas tegelikult kisa tegema, sellepärast et Iisrael jäi väga kehvaks 6 ja nad kisendasid issanda poole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et küll Jumal kuuleb. Iisrael päästeti Egiptusest ka, kui rahvas kisendas. Eesti rahvas on praegu nii, et me saame ju praegu hakkama. Bensuhind tõusis täna või mina ei tea, diisel oli juba 1,75 või ütleme, kui ma täna vaatasin, hommikupoole ei olnud, praegusel hetkel tõmmati nagu plõksti nagu ülespoole, ma ei tea, midagi, ütleme, pigistatakse kuskilt varsti meid, et võib-olla siis tuleb uusi mõtteid, et kuule, Jumal, tule meile appi, tead. Ja siis on niimoodi, et issand läkitas tegelikult ühe prohveti selle peale, kui rahvas hakkas kisendama. Aga prohvet tuli, mis ta tuli? Ta tuli lihtsalt rääkima ja mis see prohvet siis räägib? Ta ütleb, issand, Iisraeli Jumal, mina tõin teid ära Egiptuse maalt ja tõin teid välja orjuse kojast. Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhuteie käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, et mina olen issand, teie Jumal, ärge kartke emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Jumal tuletab kõiki meelde, et ma olen nii palju teinud, mina kõik olen teile teinud. Ainult teie ei ole minu häält kuulda võtnud ja hakati ebajumalat teenima, see oli põhiline asi, taganeti lihtsalt ära. Ja sellepärast see ebajumalate värk, et seal on ju kõik need asjad pärast võib-olla palves palume nende ebajumalate vastu, mis rahvaid ühte äkki nagu haaravad ja meie rahvast ka. Ja nüüd on nii, et ütleme, tuleb selline sõnum sellele rahvale, aga nüüd see issanda ingel tuleb spetsiaalselt, tegelikult tuleb nüüd selle Gideoni juurde, kes oli seal oma surutõres seda nisu peksmas ja et need midjanlaste eest siis kõrvale toimetada, 11 salm räägib sellest, ja ingel tuleb temaga rääkima. Ja issanda ingel ilmutas ennast temale ja ütles, issand on sinuga, sina tubli mees. Aga Gideon vastas temale, mu issand, kui issand on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud ja kus on need tema imeteod, millest meie vanemad on meile jutustanud, öeldes, eks ole issand meid Egiptusest ära toonud, aga nüüd on issand meid maha jätnud ja Midiani kätte andnud. Ja nüüd aga see, ingel, siin on juba öeldud, et issand pöördub tema poole, ütleb, et mine nüüd selles oma jõus ja päästa Iisrael Midiani käest. Vaata, küsimus oli, teate, mis asi? Kui täna keegi küsiks ja ka nendest noortest, aga Jumal, kus on su imeteod? Siis varsti Jumal ütlebki, et aga vaata, sind ma tarvitangi nende imetegude jaoks. Ja sina lähedki praegusel hetkel seda tegema, sest sa olid huvitatud sellest. Sest aga kus nad on jäänud, miks neid ei ole? Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, ja see ongi nagu ka just sõnum tegelikult nendele noortele. Teie asi on tegelikult praegu nagu see küsimus issandale ütelda. Meil tegelikult on, kui me Jumala ette läheme, meil on vaja küsimusi talle esitada. See ei ole seda, lihtsalt, et räägi meile midagi, et vahet ei ole, mis sa räägid. Konkreetne asi, saad konkreetseid vastuseid tegelikult. Ja sellepärast on see nii, et me näeme, et nüüd Jumal julgustab seal samamoodi, et Gideon, sina lähedki, õpetad teda hiljem, mida ta kõiki peab tegema. Ja sellepärast on nii, et täna see sõnum noortele nagu on sellises mõttes, et issand tahab tegelikult teid läkitada. Ja ta ütleb sedasi, aga ma olen noorim ja mu suguvõsa on väikene ja mitte midagi nagu meil nagu tähtsat midagi ei ole. Hakkab siin, et minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja ma olen noorim oma isa peres. Aga teate, Jumalal ei ole sellest mitte mingisugust probleemi, keda ta valib. Taavet oli ka kõige noorem oma peres ja teised arvasid kõik paremini endast. Ei arvatud sellest väike vennast tühjagi nii suurt midagi, et võid seal karjas olla ja ilusti laulad ja võid pilli ka mängida, aga kui kuningaid on vaja valida, siis
me oleme juba ise siin olemas, aga jumal arvas teisiti. ja sellepärast on see nii, et me näeme, et issand lihtsalt teeb oma valiku, aga ta teeb see nagu ka just nendele inimestele, kes teda otsivad, kes oma küsimustega on. ja sellepärast on see nii, et pane küsimusi, kui lähed Jumala ette. Pane küsimusi, tead, küsi vahest üle, et kuidas elu läks, kas tegid õieti või valesti. Mina tihtipeale ei oskagi teistmoodi enam, et küsid üle, pead oma pühapäeva koosoleku ära, lähed pärast kodus arutad issandaga, et mis ma seal täna jälle tegin, tead. Et noh, sest et vahest tegid nii ja vahest tegid naa, vahest saad natuke see nagu korrale kutsumist ja teinekord saad lahutust, et pole häda midagi, et panage edasi. Ja sellepärast on see nii, et tasub issandaga tegelikult rääkida. Ja nüüd on niimoodi, et ta nagu hakkab kontrollima, et kellega on tegu, et ära nüüd ära mine, et kui ta tahtis nagu seda roaahvrit tuua ja su ette panna ja hakkas siis seda tegema, no oodati ära ka, pärast on see niimoodi, kui see tuli selle kaljust välja tuli ja põletas selle kõik ära ja selle liha ja hapnemata leivakesed ja issanda ingel kadus ta silmist, seal on öeldud seda. Ja siis ta oli päris ehmatanud, et ta on nagu Jumalaga kohtunud ja et ei tea, mis nüüd saab, aga issand ütles temale 23 salme, et rahu olgu sinule, ära karda, sa ei sure. Ja Gideon ehitas sinna altari issandale ja pani sellele nimeks, et issand on rahu. Ja sellepärast see šalom, vaata, mis on praegusel hetkel meile ka nii armas ja tähtis asi. Ja osad kristlased tarvitavad seda sõna nagu rohkem, muudkui soovivad seda šalomi. Aga sealt sai see nagu sellised otseses mõttes nagu alguse, kus on väljendatud, et issand on mu rahu. Ja siis issand hakkab ülesandeid andma, mine kisu paalialtar maha, võta viljakustulp maha, ehita asemele, tead, altar issandale ja siis ohverda seal see ärg seal ära ja kõik asjad, mis ta tegema pidi. Ta teeb neid asju ka ja ta pidi tegelikult, need ususammud tegelikult tegema ja põhimõtteliselt temast sai juht. Me oleme siin palunud korduvalt ja korduvalt Võrus ka, issand, tõsta üles need juhid, kes juhivad maaõnnistuste sisse. Vaata, niimoodi tegelikult issand tõstab neid juhte ülesse, kes on tegelikult issandast huvitatud, kes on temaga nõu pidamas, võid nagu selle Gideoni ajal, ütleme, et meie ei pea praegusel hetkel tegema nende villadega katsed nagu sellises füüsilises mõttes, ma usun sedasi, et meil on niimoodi, et sa võid üle küsida ja seda vaimutunnistust saada, et Jumal räägib oma vaimu läbi oma lastega praegusel hetkel, et võid ka mitu korda küsida teatud asju üle ja küll issand sulle vastab. Ja sellepärast ta tegi endale nagu selle selgeks. Ja siis Jumal ütles, aga nüüd on niisugune lugu, lähete selle Midiani vastu, aga lähete väikese hulgaga, et see ei oleks teie oma jõud, et te pärast ei peaks seda võitu nagu enda omaks, et vaata, kuidas meie käsi oli tugev ja kuidas me kõik võitsime. Ja asi läheb niimoodi, et ikkagi mõtled sellelt 32 000 läheb 300 inimese peale. Ja siis on see nii, et nad nende juhist järgi lähevad. Ja ega seal muud ei ole ju, põhimõtteliselt on niimoodi, et need kannud, tõrvikud läksid sisse, sarved, mida puhuda ja siis lihtsalt hüüavad seda issanda ja Gideoni mõõk. Ja see, vaata see sõna tegelikult oli, tegelikult mõõk. Vaata, nad tarvitasid tegelikult sõna, nad hüüdsid sõna. Ja vaata, see oli niimoodi, ja see viis vaenlase leeri segadusse. Ja nad olid juba omavahel kaklemas. Ega kui, ma ei taha nüüd kõike välja niimoodi rääkida, aga kui natuke ilmas ringi vaatad, kuule, need leerid on segaduses ikka omavahel, isegi liitlased on segaduses, ähvardatakse 11, kes on liituga astunud omavahel ja väga erinevates plokkides, kus ollakse koos. Ja siis ma mõtlesin, et on aga värk praegusel hetkel, et keegi on ikka vist hüüdnud seda issanda ja Gideoni mõõk, et juba need on omavahel tegelikult on niimoodi, et mõõgad püsti ja õiendavad omavahel siin ümber ringi, kes on. Aga kallid, meie asi on tegelikult on mis see. Meie vaatame rahulikult seda asja, Jumal ütles Gideonile ka, kui sul on veel natukese muret, siis mine sinna vaenlaste leeri ja kuula, mis nad räägivad. Sellepärast vahepeal ikka kuula neid uudiseid ka, mida nad räägivad. Nad on ikka hirmu täis. Tead, eks? Ja siis nad räägivad, mida? Nad räägivad isegi oma unenägusid. Ja sellepärast võtta, põhimõtteliselt on see niimoodi, et Jumal tarvitab neid unenägusid sellises mõttes ka vahest, kus lihtsalt seda hirmu ja kartust tegelikult tuleb nende peale. Ja nii ta on ja sellepärast ja ta saab julgustatud ja nad võidavad tegelikult nagu siin sellel hetkel ka vaenlase seal. Ja sellepärast on see nii, et kallid, sõnad on tegelikult väga, väga tähtsad ja sellepärast on see nii, et sõnad olgu õiged, ärme tarvitame tegelikult sõnu halvasti üksteise vastu. Kui palju tegelikult tarvitatakse üksteise vastu sõnu. Ütleme, abikaasad oma vahel või ütleme, et üldse lapsed ja vanemad või need sõnad lendavad vahest nagu väga kergesti, aga need on ju mõõgad.
ja need saadavad korda. ja sellest meil ei ole vaja neid sõnamõõkasid panna ja sellepärast ja koguduses ja kohtades ja sellepärast on see nii, et ja vaata, seal oligi nii, et eks üks see skisofreenia värk on samamoodi, et hakkab need kaks juttu, need sõnad hakkavad käima. kallid, meil peab olema see üks jutt, kus me Jumala asja tunnistame. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, me peame nagu vältima nagu sellist asja. parem hoia oma suud kinni nagu valede asjade koha pealt, sest et väga sageli ütleme, et meie elu ongi just see meie sõnade vili. mida me külvasime, täpselt seda me elu elame. me lihtsalt oleme Jumala moodi loodud. Jumal loob selle maailma sõnadega ja kui paljud tegelikult inimesed oma elu tegelikult ära rikuvad, lihtsalt nad loovad enda ümber just sellise maailma. nii et aga Gideon, et noor mees, ma ei hakka Gideonil seda elulugu edasiselt rääkima, aga tema selliselt saab hakkama selle asjaga Jumala juhtimisel. Taavetist ei tasu palju rääkida, ega Taavetit ennem austama eriti ei hakatud, kui ta noore mehena oli Koljat ära võitnud. ja keegi ei arvanud sellel hetkel, et see noor mees võib sellega hakkama saada, aga sai. ja sest ta läks issanda nimel ja õigete sõnadega ja saigi hakkama selle asjaga ka. ja ütleme, et Joosepi elu ka, kui mõtled sedasi, et ega kui nendest noortest rääkida. Joosep oli ju tegelikult 17 aastat vana, kui teda vennad maha müüsid. Ikkagi noor, ütleme, et praeguses mõistes ikkagi väga noor. ma ei oska ütelda selles ajas, kuidas nad seal elasid, kuidas nad küpsesid, need erinevad rahvad ka vahest, aga ikkagi 17 on ikkagi täitsa noor, müüakse ära, 13 aastat läheb tal seda vangipõlve ja ta on ikkagi ju noor, kui ta saab Egiptuse valitsejaks. Nagu Jeesus 30-selt hakkas tegutsema, täielik Jeesuse prototüüp. 30-selt, aga ütleme, et pidi selle perioodi ära läbi elama kõik ja saab nagu oma koha peale. Ja sellepärast on see nii, et tal läks täide kõik, mida tal oli räägitud. Nagu Paulus ütleb Timoteusele, et kõik, mis on sulle profeteeritud, mis ennustused, kui käsi su peale pandi. Joosepil ei olnud käsi peale pandud, Joosepil olid need paar unenägu, nende viljapeadest, eks, ja kuidas seal need tähed ja päike ja kuu kummardavad, eks. Ja sellepärast oli niimoodi, et aga need asjad lähevad täide. Aga vaata, Jumal kutsub noorelt ja see võib olla see unenägu, mis oli kunagi. Ära seda unusta. Ma mõtlen sedasi noor, kes oled noorelt saanud. See võib 30-selt või ei tea, millal veel täide nagu minna. Minu isa oli niimoodi 12, kui sealt põllu peal sai selle jumala kutset, sa ei sure, mul on tarvis, 15 ühel jumalateenistusel, evangeelne jumalateenistus, ta teeb oma päästmise tuleku otsuse ja 25 läheb koguduse tööle. Aastad läksid sealt edasi veel, ütleme selliselt, eks. Aga võtta kutse tuli ja sa elasid ju tegelikult kogu aeg selles teadmises, et mina on kutsutud. Aga millal? Taavet kutsuti, millal ta sai kuningaks, eks. Millal ta sai kogu Iisraeli kuningaks. Ja kas see võttis aega, aga kutse oli tegelikult olemas. Jumal kutsub tegelikult noorelt ja sellepärast on see nii, et ema ihust enne seda juba või kuidas iganes ja millal see nagu meile nagu teadlikult tuleb see asi. Ja sellepärast see tänane selline sõnum, et Jumal kutsub noorelt, et jäägu see nagu selliselt nagu kõlama selle koha pealt, et kellelgi on nagu seda vaja. Ja sellepärast, mis meil on, me hulgas koguduses on praegusel hetkel, me oleme noori liikmeid tegelikult ristinud kogudusse. Me oleme baptisti kogudus, eks, usu ristimine, me ei tee lapse ristimist, et vanemate soovil me ei risti, me ristime laste soovil. Aga need laste soovid võivad olla üsna noores vanuses, et nad on täitsa noorekesed, et ei saagi ütelda, et kui vana sa oled. Et pigem kui noor sa oled. Ja sellepärast on see nii, et meie asi on tegelikult nende noorte pärast palvetada, et nad kuuleksid Jumala kutse ära. Et nad seda kuuleksid, sellepärast ma arvestangi sellega, et noori ei mõtle sedasi, et ma tulen nagu seda Jumala häält kuulama. Ja sellepärast tuleb nendel ütelda nagu 3 korda. Kuula, nagu Eeli õpetas, et kui kuula, tead. Et miks sa ei kuula, see tegelikult Jumal hüüab sind nimepidi. Ja sellepärast hakka juba ükskord Jumalat kuulma ja vasta tegelikult, mine Jumalaga dialoogi. Et see läheb hästi huvitavaks tegelikult. Ja ma ei teagi, ütleme, et ma ei tea, mis te seal pühapäevakoolis teete. Te loete piiblit, mul on hea meel, et te teete seda. Aga et kas selleni sobib minna, ma lihtsalt viskan selle mõtte välja, et õpetada noori ka sedasi, et kes kirjutada juba oskab, et kirjutage seda, mida Jumal sulle ütles. Kirjutage seda, te võite isegi seal üheskoos seda lugeda, et mis sõnumi keegi sai. Ja sellepärast, et vaata, Jumal ju räägib. Vahet ei ole, mis vanuses on, ta räägib. Sellepärast, et Jumal on Jumal. Ja kui keegi on tegelikult kuulamas, siis ütleme, Jumal on hea meelega tegelikult rääkimas. Sellepärast, et vaata, ta räägib sellepärast,
annab sõnumit, et on kuulajaid. noh, mul on täiesti meeles üks suur sünnipäevapidu, kuhu mind kutsuti ja mina, alati pastorile lähen, et ei tea, mis sõna ma pean ütlema ja aga seal sünnipäeval võeti mikrofon, pandi mulle ette, kuidas salat maitseb. ja kõik. ja see oli kogu mu sõnum ja ma muidugi kiitsin seda salatit, arvad, et ma ei kiitnud seda. ja ma pärast sain aru, et jumal üldse sõna ei andnud, sest seal seda ei oodatud. sest teistmoodi oli pidu üles ehitatud. aga vaata, Võrus saab rääkida sellepärast, et siin on neid inimesi, kes ootavad ja isegi seal internetis ootavad. ja sest on nii hea on rääkida, sest et lihtsalt saad rääkida sellepärast, et on kellele rääkida. ja sellepärast kiitus Jumalale. aga nüüd on täna räägitud ja tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et siin on neid inimesi, kes tegelikult sind armastavad ja kes tulid täna, et issand sind kuulama. ja Jumal, ma tänan sind, et me võime elada terve elu nii, et me ei tüdi, et me oleme ka kõrges vanaduses ja ikka oleme valmis nagu tähele panema seda, mida sina, Jumal, räägid ja mida sina tahad ütelda. ja isa, me täname sind, et sa oled rääkiv Jumal, me täname sind, Jumal, et sina juhid meid oma vaimu läbi, aga me täname sind, Jumal, et see sõna, just see reema ka, mida sina tahad meile anda, see on tegelikult nii oluline ja vajalik. ja sa, ma palun seda, et meie noored, kui me täna nendest juba siin rääkisime, kes on ka siin meie koguduses ja kes on meie kodudes kasvamas ja meie peredes, et nad võiksid kuulda su häält ja et nad kigitaksid oma kõrva ja oleksid valmis, issand, sinuga dialoogi astuma. et need ei oleks lihtsalt mingisugused oma tahtmiste palved, et saaks mobiili ja saaks selle teise ja kolmanda asja ja nii, nagu see vahest me igatsused on ja las need olla omal kohal, need asjad. aga et kuulda seda, mida sina, Jumal, räägid, mida sina tahad ütelda, mida sa tahad ütelda oma rahva keskel ka, ja lihtsalt laste suude kaudu. Jumal, ma tänan sind, et sa oled rääkinud sellest, et tuleb see aeg, kus sa hakkad tegelikult neid väga noori ka tarvitama. ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime täna juba neid noori ette valmistada. sina kutsud noorelt. isa, ma panen sinu ette need gümnaasiumi noored, kes täna olid siin, kes on vabatahtlikult valinud selle usuõpetuse tunni ja tulid täna ja olid siin koguduse keskel ja said pisut nagu kuulda seda, et Jumal sinuga saab rääkida. isa, me palume seda, et oleks neid, kes tegelikult hakkaksid sinuga rääkima, kes astuksid dialoogi ja Jumal, me täname sind, et me võime uskuda seda, et ka nende hulgast on neid, keda sa tegelikult tahtsid kutsuda. isa, kiitus ja tänu ja au ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.